Kallid vennad, sellise imelise alguse peale ei ole mul mitte midagi muud teha, kui vastata samaga. Siit kuumast Hispaaniast, kuumast karantiinist, et mu süda voolab lihtsalt üle selle üle, mida ma just praegu vaatasin, on öö, Hispaania soe öö ja valmistusin seda kõrvaklappidega allkorrusel vaikselt hakata kuulama, sest ma nägin, et see postitus oli tulnud ja selle peale Jumala vaim ajas seia, kes ülakorrusel magas, oli juba jupp aega tagasi magama läinud, ajas üles ja ta oli krõpsti all, sest ka tema pidi sellest osa saama. See on imeline, mida Jumal teeb. Ja kõigeks on aeg siin päikese all, nii nagu Koguja raamatus on see aastatuhandeid kirjas. Kõigeks on aeg siin päikese all. Oli minu aeg 31 aastat tagasi ja kuulates, Valdo, sind, kallis vend, sain ma minna tagasi nende sündmuste juurde täiesti laivis. Tollal 31 aastat tagasi, jaanuaris 89, kogen ma seda sama, mida koged sina, täielist muutumist. Seda sama muutumist, mida on aegade jooksul, vennad, seda on kogenud 100 miljonid. 100. Rohkem ma ei julge pakkuda, ma olen selle kunagi nagu välja arvestanud. Aga jääme 100 miljonit, võib-olla ligi miljard inimest on seda kindlasti tajunud, seda imelist muutumist. Ja see on esimese armastuse periood, milles sina, Valdo, oled praegu ja Rainer, sina samamoodi veel. Olgugi, et sul on juba jupp teed käidud. Ja mul ei ole midagi muud öelda kui sihukese veteranina, et need ajad ei tule päris tagasi. Üks osa, mis jääb muutumatult, see hakkab tegelikult kasvama, juurduma. See on pühitsustee, issandasse kasvamine. Iga sellise imelise sündmuse järel, mingi teatava aja möödudes tulevad tagasilöögid, esimesed usuproovid, kus võib tekkida tühjust, mida iganes. Ja iga sellise nii-öelda tagasimineku järel, nii et samm tagasi, 2 edasi, 2 tagasi, 6 edasi. See on otse kui see Fibonacci jada, prognoosimatu, me ei tea. Igal juhul see tee on hakanud ja mu süda rõõmustab, et ma olen saanud teiega kõrvuti olla teie esimese muutumise, selle esimese muutumise faasi esimesest päevast, esimesest hetkest saadik. Mäletan väga hästi, kallis Valts, sinu tulekut. Mul on sinusse alati olnud selge usk, muutumatu. Mina sinu hullust ei ole näinud, olgu, et ma olen sinuga veetnud piisavalt palju koosolekuid, väljaspool koosolekuid, olenguid. No sa oled õudselt lahe vend. Sinu hullus, mida sa nimetad hulluseks, on ääretult siiras. Ja kõik asjad, mis on siirad, need on ilusad. Ka sinu valu oli tegelikult, võiks öelda, tinglikult ilus. Mitte ühelgi hetkel ma ei ole kahelnud. No sinule, kallis Rainer, kellega ma olen nii tihedas kontaktis pidevalt, ma ei hakka midagi rääkima. Sinu osa ma markeerin lihtsalt see, nagu ma olen sulle öelnud.
eks ma üks niisugune ässitaja olen. Ka sedasama protsessi ma ju ässitasin sind tegema. Mul ei ole sulle midagi muud öelda, kui sa oled tegelikult Anniga mees. Nagu ma täna kuulasin ühes jumalateenistuses, mida sinagi ilmselt jälgisid, kus kohas vend Tanel võttis töödelda selle talentide loo Eelimi koguduses. Sul on vähemalt see talent kaasa antud. No päris otse öelduna, sa oled valmis telenägu tegelikult. Ma jälgisin hästi tähelepanelikult kõiki ja no mitte midagi ja see on muide sama meelt täpselt samamoodi. Täiesti valmis kristliku meediumi koordinaator, saatejuht. See kõik on sulle kaasa antud ja ma lõpetaks selle võib-olla selle kauni tõotusega, et põllud on valged, aga töötegijaid napib. Nii et põllud on valmis ja mida enam, kus iganes, kuidas iganes on teretulnud, et viia seda head sõnumit, et Jeesus päästab täna täpselt samamoodi nagu sellest müstilisest hetkest, kui ta tõuseb ja läheb isa paremale käele. Jätab maha tõotuse pühast vaimust, kes tuleb meie peale, meid kinnitab, ehitab, kannab läbi, annab meile kõik ja meie asi on ainult temaga järge pidada ja lihvida oma meeli, et me kuuleksime Jumala häält, tõlgitseks, taotleks tarkust ja tunnetust tema tahtmise äratundmiseks enda elus igapäevaselt. Põllud on valged, töötegijaid napib. Tuld, vennad! Ma tänan teid ja ma tänan Jumalat. Fantastiline. Head ööd. Buenas noches!